Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse kalad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 8–14. juuni. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Aga enne kui ma kaartide juurde lähen, ma kutsun teid ülesse Musta kassi taro kanalit tellima. Olete ise kursis kõigega, mis kanalil toimub ja aitate ka kanalil kasvada. Aga nüüd läheme kaartide juurde. Esimene kaart on teil mõõkade 8, see on lõksus olemise kaart. See on selline tunne, et väljapääsu pole. Silmad on kinni seotud, köidikud on ümber keha, inimene ei näe väljapääsu, sest mõõgad on ümber ringi. Tegelikult ei ole. Esiteks on köidikud lõdvad, teiseks on selja tagant on teevaba. Ka siit kassikaardi pealt, kassitaro kaardi pealt on näha, et selja taga mõõkasid ei ole. Et tegelikult on väljapääs täiesti olemas. Tuleb lihtsalt silmad lahti teha ja ennast ringi keerata. Selle ringi keeramisega ongi nii, et kuna teil on siin välja toodud ka poodukaart, siis poodu ütlebki seda, et vaadake asjadele teise nurga alt. Edasi on teil siin sauade kuninganna. Sauade kuninganna on väga enesekindel. Tema on üks särav naine. Ta on selline naine, kes püstipäi lähebki läbi elu. Tema ei vaata vasakule ega paremale. Ta on endas nii kindel, et ta sammubki lihtsalt püstipäi. Ja inimeste pilgud jäävad tema peale. Selle tema sära peale, selle tema sisemise jõu peale. Vaat see tõmbab inimesi ligi. See paneb imestama, kus kohast ta võtab selle jõu, et niimoodi läbi elu minna. Kui temalt küsida, siis ta ütleb, et mul on kõik suurepärane, mul on kõik nii hästi, et inimesed ümberringi kadestavad. Kuidas tal asjad tegelikult on, see pole oluline. Oluline on see, kuidas tema välja paistab. Ta paistabki välja selline, et tal ongi elus kõik hästi. Tal ei ole absoluutselt mitte mingisuguseid muresid. Aga armsad kalad, mured teil siiski on. Mured tulevad teil selle mõõkade 3-ga. Mõõkade 3 on südamevalu kaart. See on selline südamevalu, mida põhjustavad väga lähedased inimesed. Teil on suur mure kellegi pärast. Ja kuna tema kõrval on õigluse kaart, siis mulle tundub, et see teie lähedane inimene on kas õiglusega kuidagi pahuksisse läinud. On ta mingitesse pahandustesse sattunud. Aga kuna see õiglus on välja tulnud, siis ma loodan tõesti, et see õiglus on nagu teie poolel. Et see südamevalu lähedase inimese pärast on suur. Ma saan sellest aru, sest et kes meile kõige rohkem haiget teeb, ikka kõige lähedasemad. Ja kelle pärast me kõige rohkem muretseme, ikka kõige lähedasemate inimeste pärast. Aga kuna siin on väljas õiglus, siis ma loodan küll, et see õiglus ongi teie poolel, et see õiglus pannakse maksma. Õigluse kaart on selline kaart, mis on mustvalge. Teda ei anna ära osta. Teda ei anna kuidagi viisi petta, et leian kuskil mingi konksu ja siis on kõik hästi. Ei ole sellist võimalust, ei ole. Et õigluse kaart ongi mustvalge ja kui õiglus on teie poolel, siis ta ongi teie poolel. Ja kellelgi ei anna seda ära väänata, mitte kuidagi. Alumises reas on teil siin müntide äss. No müntide äss peaks tähendama nagu rahaküllust, pikaajalist, nagu sellist stabiilset sissetulekut, nagu müntide 10. No mis iganes see südamevalu, õiglus ja raha omavahel koos. Aga kuna kõrval on seal poodu, siis tuleb asjadele vaadata teise nurga alt. See poodu kaart võib ka tuua selliseid üllatusi ellu, kus te lihtsalt teie plaanitud päevakava lüüakse kõikuma, aga mitte halvas mõttes. See ei ole selline kaart, mis midagi kurja kuulutab. See poodu kaart on täpselt selline kaart, kus teie nagu kõnnite oma rada ja siis keegi helistab ja te peate oma suunda muutma. Minema külla, tegema midagi muud, minema kuhugi mujale selle plaanitud asemel. Et päevakava muutub, aga mitte halvasti ei muutu. Nagu, no ma ei tea, antakse teile mingisugune telefonikõne, tuleb, kutsub teid kuhugi, kuhu teie lähete selle asemel, et minna sinna, mida te plaanite. Muidugi tähendab see ka seda, et tuleb asjadele, olukordadele vaadata teise pilguga. No kui keerate pea alaspidi,
siis näetegi pisut teistmoodi. Ja viimase kaardina on teil siin tulnud välja karikate 2. Vot see karikate 2 on hea kaart. Selles mõttes, et ta on ikkagi, minu jaoks on ta hingesugulase kaart. Minu jaoks on ta inimese kaart, kellega ma saan kõike jagada. Ja kui seda muret tuleks jagada nüüd kellegagi, vot siis temaga on kõige parem seda muret jagada. Seda muret lähedase inimese pärast on karikate 2-ga kõige parem jagada, sest tema mõistab, tema mõtleb samamoodi. Karikate 2 ehk hingesugulane mõtleb teiega ühtemoodi. Tal on ühed ja samad väärtushinnangud teiega, ta vaatab elule ka sarnaselt. Ta võib olla väga hea sõber, ta võib olla suurepärane töökaaslane. Ta võib olla vanatuttav, aga ta võib olla ka mõni uus inimene, keda te kohtate siin kas sellel nädalal või lähitulevikus. Ja vot temaga jagagegi oma muret ja tema mõistab teid. Tema ei mõista kindlasti hukka, vaid temaga saate arutada absoluutselt kõike. Sest ta on teie hingesugulane, ta mõtleb teiega ühtemoodi. Vot selline nädal tuli 1 rahakaart, 1 säramise kaart, lõksus olemise tunne, asjadele teisiti vaatamine, mure lähedase pärast, õiglus, mis maksma pannakse. Kui keegi teile liiga tegi, siis nüüd see igal juhul lõpeb ära. Ja hingesugulane siia lõppu. No täiesti super iseenesest. Ma saan aru küll, et ega mure ja südamevalu kellelegi ei meeldi. Aga ma loodan, et jagatud mure on kindlasti pool muret. Ja kui õiglus ja maksma pannakse ja raha ees ka teie pool on ja tulevad mingid sellised lahendused, mida te täna ei näe, küllap siis saab ka kõik korda. Ja seda, et kõik korda saab, ma teile soovingi selleks nädalaks. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.